Tere, minu nimi on Violetta ja ma olen Ülenurme gümnaasiumi 8. klassi õpilane. Olümpiaadideks valmistasid mind ette meie kooli aineõpetajad ja Tartu Ülikooli Moodle'i keskkonnas toimuvad kursused. Õpetajad olid ka distantsõppe ajal saadavad ning valmis minu küsimustele vastama või aitama mind, kui mul peaks abi vaja minema. Sellel aastal osalesin taimeanatoomia, geneetika ja 2 keemiaalasel kursusel ning kavatsen ka järgmine aasta kursustel osaleda, sest need andsid palju teadmisi õppekava välistest teemadest. Lisaks sellele on kindlasti kasulik ka eelnevate aastate olümpiaaditööde läbilahendamine. Näiteks füüsikas ja bioloogias lahendasin ma praktiliselt kõik eelnevate aastate tööd läbi ja võin öelda, et kasutegur on suur. Avastusrõõmu oli palju, sest kõik, mida ma õppisin, oli minu jaoks huvitav ja muresid ei olnudki, sest õpetajad olid mulle alati abiks ja ma oskasin hästi aega planeerida, nii et jõuaks kõik oma asjad tehtud. Kõikidel olümpiaadil osalejatel soovitan kindlasti osaleda Tartu Ülikooli Moodle'i keskkonnas toimuvatel kursustel ja lahendada läbi vanu olümpiaaditöid. Hea tulemuse saavutamiseks on kindlasti vajalik ka põhjalik ettevalmistus, sest tark olemine ei garanteeri head kohta. Põhjalik ettevalmistus annab ka julgust ja enesekindlust juurde. Mina andsin endast maksimumi ja kuna päevas ongi ainult 24 tundi, siis lihtsalt füüsiliselt ei ole enam võimalik olla rohkem ettevalmistunud kui mina. Soovin kõigile ilusat peagi algavat suve. Tere, mina olen Ats-Artur Ploomipuu, õpin Ülenurme gümnaasiumi 8. A-klassis. Selle õppeaasta jooksul olen siis käinud päris mitmel olümpiaadil, nii mitmel isegi, et ei oska vist peast niimoodi ette lugedagi. Ja kuna on ka nendel läinud hästi, siis mõtlesin, et vabalt võiks ka jagada oma muresid ja rõõme ja näiteks seda, kuidas mina õppinud olen või et miks on minul lihtsam võib olla või et mis on nagu minu töömetoodika. Esiteks ütlen kohe ära, et minu jaoks ei sobi selline tuim tuupimine mitu tundi järjest. Ma ei ole võimeline ise keskenduma ja kuna see ei paku mulle huvi, siis nagu kaob ka ära selle kasutegur. Selle asemel tavaliselt üritan leida huvitavamaid meetodeid, näiteks internetivideod, mingisugused muud ehk kas teadmeteosed või muud sellised teabeallikad, mida ise muidu ka omast vabast ajast jälgiksin. Ja selle juures aitab mind natukene see ka, et ma huvitun väga mitmetest erinevatest valdkondadest ja olen juba ammustest aegadest ise materjali otsinud, ise igalt poolt midagi uurinud ja samuti on olnud kodune kasvatus sobilik või et on õpetatud mind just nagu loogiliselt mõtlema ja tegema ära võimalikult palju ikkagi tuletamise ja muu taolisega, mitte tuima pähe õppimisega. Nende tegurite tõttu on ehk minul pisut keeruline kõigile inimestele soovitusi jagada, kuna minu enda õppemetoodika, nagu enne räägitud, on ehk natuke erinev, kui see on paljudel teistel. Ja ma kindlasti soovitan leida, sõltub mis klassis või kui kaua sa oled olümpiaadidel käinud, aga kindlasti kujuneb sul lõpuks välja sinule sobilik õppe- ja töörutiin. Kui sulle sobib õppida, nagu mida mina kutsuksin siis tuupimiseks, aga mitte loomulikult halves võtmes, kuna sa ise tead, mida sa teed, siis tee seda. Kui sulle sobivad muud meetodid, kindlasti kasuta neid ja ära tee midagi selle järgi, et tema õppis nii ja tema läks hästi, sest see ei pruugi sulle sobida. Üks soovitus, mis mul veel on, et kui vähegi võimalik, et harjutada ennast võimalikult palju asju tuletama siiski ja mõtlemise ja muu taolise abil lahendusteni jõuda, sellepärast et nii on mõnevõrra vähem õppimist ja samas võib leida ka vastused sellistele küsimustele, mida sa otseselt ei ole õppinudki, et mida sa ei osanudki näiteks ette õppida.
Juhendajatele on mul peamiselt 2 soovitust. Esiteks, andke õpilastele võimalikult palju materjale kätte ja kui vähegi võimalik, siis aidake ka aktiivselt ise õppeprotsessile kaasa, korraldage konsultatsioone ja nii edasi. Selle abil saab kindlustada, et kõigil säilib võimalikult kiire ja efektiivne õpperutiin ning samuti on pidevalt olemas pingevaba võimalus midagi küsida, uurida. Samuti inimestele, kellele sobib pikemaajaline õppeprotsess, nemad saavad selle jaoks siis vajaliku aja. Ja teine soovitus ongi see, et sisestage õpilastele, et nad teevad seda nagu kogemuse pärast, et kui sa ei võida, siis sellest ei ole hullu mitte midagi. Ja see on ka tegelikult õpilastele soovitus, et ei ole mõtet seda üle mõelda ja eelkõige on oluline, et sa saad kogemuse ja oled järgmine kord targem ning oskad veel paremini teha. Südikus viib sihile ja samuti viib sihile ka kõik minu eel antud nõuanded, vähemalt loodetavasti. Aitäh! Thank you.